tere tulemast, kallid! Ongi käes oktoobrikuu teine pool. Kõikide tähtkujude ülevaated on siinsamas all kirjelduskastis linkidena nagu ikka. Ja soovin teile ilusat oktoobrikuu teist poolt. Võib-olla olete juba isegi tundnud, et siin augustis ja septembris keeruliseks kujunenud olukorrad hakkavad praegu juba natukene valgust näitama ja lahti harunema. Väga paljude jaoks oli see aeg keeruline, raske või siis suuri ja valusaid muutusi toov. Kui te mõtlete selle peale, et mitte keegi meist ei ole siin individuaalselt üksi, vaid me oleme maailma või universumi ühes rütmis lihtsalt osakesed, kes siin ringi põrkuvad ja need asjad puudutavad ühel või teisel hetkel meid kõiki. Ja kui on mõõn, siis on mõõn ja kui on tõus, siis on tõus. Ehk siis need, keda mõõn toetab, elavad hästi mõõna ajal, need, keda mitte, nendel läheb halvasti. Ehk siis kõik asjad on omavahel seotud, kõik asjad käivad ringiratast. Me oleme küll ainulaadsed nagu lumehelbekesed, igaüks. Ja sellegi poolest me oleme suure lumesaju või lumehunniku üks osa. Et õppige ka läbi raskete olukordade nägema seda, et ei ole ainult mina ja minu valu, ei ole ainult mina ja minu mis iganes halb kogemus. Ei, iga kogemus on hea kogemus tegelikult ja millekski vajalik. Võib-olla me praegu ei näe seda milleks. Homme juba hakkame nägema, ehk siis selleks, et õppida käima, rattaga sõitma, jooksma, tuleb osata ka kukkuda. Ja mitte maha lamama jääda. Aga see selleks, mitte sellest ei tulnud ma siia rääkima, vaid sellest, et see aeg hakkab läbi saama. Ja oktoobri lõpp on väga paljude jaoks juba uusi võimalusi pakkuv. Mõne jaoks küll jah, tuleb tunnistada, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus, aga igal juhul uued algused on asjad, mis järgnevad vanadele lõppudele. Ja asjadest kinni hoida lihtsalt sellepärast, et me ei julge, ei taha või ei saa edasi liikuda. Ei lase meil areneda. Tuleb püsti tõusta ja edasi liikuda. Ilusat oktoobrikuu lõppu teile, aitäh ja olge ikka hoitud. Ja ärge unustage, hoidke ennast ka ise.